Tervist, mina olen Kristo ja ma ei tea, kuidas teil tunne on, mina olen natuke närvis, ma pole elus ühtegi raamatuesitlust teinud, aga Romet pole ka ühtegi raamatut avaldanud siiamaani. Ja ega me tegelikult ei ole Rometiga päris täpselt kokku leppinud ka, kuidas me seda tund aega siin läbi viime. Me helistasime paar korda, et Romet kutsus, et no tule tee, ma ütlesin okei, eks ma siis tulen. Ja selle raamatu ma sain praegu 5 minutit tagasi. Et ma sellest raamatust ka otseselt väga palju ei tea, aga no, loomulikult ma olen Rometiga varasemalt kohtunud ja ma olen neid artikleid lugenud ja üht-teist on võib-olla meeles ka. Ja kui mina tutvusin siis Rometiga umbes 2 aastat tagasi, ma vaatasin, praegu oli meie esimene ühine lugu, mida ma käisin siis temaga talvises rabas tegemas. Enne seda, kui ma leidsin ta tegelikult siis internetist, ühiste sõprade kaudu. Me oleme mõlemad Rapla poisid, Rapla kandi poisid ja ma tegelikult on natuke minust ilmselt noorem või ei, tegelikult see ei ole, oled natuke noorem, ühesõnaga, vahet pole. Ja sa käisid teises koolis kui mina ja ma sain siis teada, et on selline mees, kellel on huvitavad mõtted. Ja ma mõtlesin, et ta nimi ongi Metaloodus. Kuni ma lõpuks sain teada, et ta on ikkagi Romet. Ja siis ma huvitusin sellest, ma lugesin seda ja see tundus huvitav, see, kuidas ta mõtleb. Ja ma mõtlesin, et see on raudselt Osooni lugu, et mul oleks väga huvitav temaga minna koos Rappa ja ta räägiks mulle seal neid teemasid ja sellest kindlasti inimesed huvituksid. Ja kui ma seda üritasin siis omal toimetuses ka maha müüa, rääkida, et jah, et see on selline sütitav ja selline noor Fred Jüssi ja kuidagi üritasin nagu rääkida, et see on väga põnev, siis ikkagi õnneks tuldi sellega kaasa ja me läksime, tegime selle ära ja see oli tõesti väga põnev. Aga tõesti mind nagu paneb imestama see, milline sügavus ja millised teadmised ja milline selline sisemaailm on ühel noorel mehel. Ma küsin, hakkan sealt pihta, et mis su taust üldse on, kui on siin, ma usun, et paljud on tuttavad inimesed sinuga, kes siin on, aga võib-olla mõni on ainult sinu artikleid lugenud ja tegelikult su tausta ei tea. Et kuidas sa sinna jõudsid, et sa üldse hakkasid loodusest huvituma, käima ja sellest kirjutama? Et mis on see teine background sul? Ma proovin nüüd selle kuidagi nüüd pikad aastad on võib-olla natuke imelik öelda noorel mehel, aga nüüd aastate jooksul siis selle sündmuste ahela vähemalt läbi oma silmade kuidagi kokku võtta. Et ma arvan, et üks asi on see, et midagi tuli juba lapsepõlvest kaasa ja ma arvan, et üks asi, millega siin mõned pereliikmed saavad ka nõustuda, et selline harrastus, kalapüük näiteks on perekonnas alati olnud nagu omal kohal ja see on ilmselt üks selline võimalik selline värav, ma arvan, loodusesse, sest paratamatult, kui sa käid kalal, siis sa hakkad juba mingisuguseid loodusmärke lugema ka ja mingisugune selline esialgne taju sul tekib ja sealt pealt tekib see huvi nagu edasi uurida. Ja ma arvan, et üks asi, mis kindlasti on ka määrava tähtsusega olnud, on see, et kui ma käisin ka põhikoolis, siis mul olid selles mõttes väga head õpetajad, kes märkasid ka minu sellist huvi ja nad kuidagi suutsid seda hoida, sest tavaliselt on nii, et selline võib-olla puberteediaeg on see, kus sa jätad kõik asjad nagu sinna paika ja midagi sulle enam teha ei meeldi, aga minul kuidagi see looduse asi jäi kõige muu kõrval, mis ma maha jätsin mingis mõttes, jäi nagu alles ja sealt see kuidagi tuli minuga kaasa, aga see pole olnud selline sirgjooneline tee, et ilmselt see sügavus, millele sa viitad, paratamatult see ikkagi tuleneb ka teatud läbielamistest, mingisugusest pettumusest ja ma arvan, et selle loodusega ongi pärast sellist keskkoolis käimist olnud see, et ma olen justkui ühel hetkel kaldunud sellest väga palju eemale ja siis olen põhimõtteliselt proovinud väga palju selliseid erialasid ja töid, mis ei ole selle loodusega mitte kuidagi seotud. No näiteks?
Ma olen teinud näiteks müügitööd päris mitmed aastad, väga erinevaid müügitöid ja tegelikult, mis otsapidi on võib-olla keskkonnaga seotud, on ka selline jäätmekäitluspool, aga see on ka selline ikkagi kontoritöö, sa istud kuskil paberihunniku taga sisuliselt. Ja kuskilt sealt ikkagi ma tunnen, et toimus see asi, et sa proovid nagu järjest asju läbi ja sa tunned, et see ei ole see, et igal pool sa oled natuke selline nagu võõrkeha ja siis sa hakkadki mõtlema, et tegelikult võib-olla see asi on kogu aeg su enda silme ees olemas olnud, lihtsalt sa ei ole ise suutnud leida sellele sellist väljundit ja minu jaoks selline, kui me jõuame otsapidi selle metalooduse juurde ka, et siis ma olin pikalt mõelnud seda, et võib-olla algus oleks seegi, kui ma hakkaks lihtsalt oma mõtteid kirja panema, mõtlemata üldse sellele, et ma ühel hetkel matkasid teen. Ja isegi selle blogi alustamisega oli mul esialgu ikkagi raskusi, sest mingisugusest enesekindlusest jäi puudu, aga siis ma mäletan päris hästi, et ma käisin kontoritööl ja ühel hetkel oli niimoodi, et ma kirjutasin kliendile ühe pikema kirja mingisuguse põhjendusega valmis ja siis ülemus juhuslikult kõndis mul selja tagant mööda ja siis küsis, et kas ma ei ole mõelnud kunagi kirjutama hakata. Et kuigi see oli lihtsalt kiri kliendile, siis see kuidagi oli minu jaoks selline mingis mõttes viimane piisk, et kus ma sain nagu selle motivatsiooni, et võt nüüd teen ära. Ja siis oligi see, et ma läksin koju ja kirjutasin oma esimese postituse, ma arvan, et see oli jaanuar 2016 äkki. Aga mis hetkel sa avastasid ikkagi, et see loodus on selline sinu päris osa, et kas see toimus siis looduses olles pärast läbielamisi ja pettumusi ühel hetkel mingi maagiline koht või mismoodi see käis? See käis, ma ise seostan seda kõige rohkem sellise hetkega, et kus ma just ühelt töölt tulin ära ja pärast seda mul oli oligi täpselt selline suvine periood, mingi 2-3 kuud, kus ma võtsingi aja maha ja ma isegi mäletan õigesti, et siis ma kuidagi eemaldusin üldse mõneks ajaks nagu sõpradest ja kõigest muust sellisest ka ja lihtsalt käisingi matkamas üksi kuskil öösel, hommikul, sellistel võib-olla tavapäratutel aegadel ja siis tekkis kuidagi see asi, et kui ma kuni sinnamaani olin ikkagi loodust näinud pigem sellise võib-olla bioloogi või geograafi pilguga, et loomad, linnud, taimed, siis sel hetkel nagu midagi muutus selles perspektiivis, et kuidas ma seda loodust vaatasin ja siis ma hakkasingi uurima selle kohta ka ise rohkem, et kuidas siis see looduskeskkond inimest üldse vaimselt ja füüsiliselt mõjutab ja kuidagi sealt tekkis ka see mõte, et võib-olla see ongi see minu selline oma teema, mille ümber ma võiksin edaspidi oma sellise väljundi võib-olla ehitada. Aga need teadmised sind nagu aitasid ka seda tausta mõista. Et need teadmised, sa ütlesid, et bioloogi, geograafi taustaga, et sul olid teadmised olemas looduse kohta, et sa lihtsalt ei hulkunud seal niisama, eks ju. Et sa tegelikult teadsid, kus sa oled, mis on need looduse märgid ja see aitas mõista seda nii-öelda seost siis või kuidas? Jah, ütleme, et need põhiteadmised, et kui sa lähed loodusesse, et sul ei tekiks mingisuguseid selliseid väärkartusi või selliseid valehirme, et selliseid asju mul ei olnud ja ma arvan, et see jah, et need põhiteadmised on need, mis aitasid mind füüsiliselt sinna keskkonda sisse saada, aga need mingisugused kogemused, mis ma seal kuskil pimedas seiklemisel sain, et see oli see asi, mis ma kuidagi protsessi käigus, et see oli midagi sellist, mida ma ei osanud esialgu läbi selle kirjanduse üldse oodata. No ühel hetkel sa hakkasid tegema matkasid teistele inimestele, kutsusid sõbrad kaasa või kuidas see asi nii-öelda hakkas, et sa hakkasid, ma ei tea, kas müüma seda asja, mida sa tead ja oskad? Jah, sellega oli niimoodi, et ma olin juba mõnda aega oma blogi kirjutanud, ma arvan, et mingisugune
aasta ja isegi natukene peale. Ja siis oli niimoodi, et see oli 2017 juunikuu ja ootamatult tuli siis selline teade, et ettevõttes, kus ma töötasin, siis oldi siis sunnitud koondama teatud hulk inimesi ja mina nende hulgas. Ja kuna ma selleks ajaks ikkagi, ma olin juba saanud mingisuguse sellise järjepidevuse ja ma tajusin seda, et inimestel on mingisugune selline elementaarne huvi olemas, et ma ei kirjuta lihtsalt tühjale kohale, vaid inimesed tõesti andsid märku, et nad tahaks tulla matkale, kui ma teeks midagi. Ja siis ma kuidagi tajusin, et see koondamise hetk oli see, et see oli nagu selline viimane piisk karikasse. Ma mõtlesin, et nüüd aitab, et ma hakkan neid matkasid tegema ja hakkan lihtsalt kuskilt otsast pusima ja vaatan, kas inimesed päriselt tulevad kohale või ei tule. Ma mäletan veel üsna täpselt, et kuskil jaanipäeva paiku, siis see oli 2017, ma panin selle kuulutuse oma Facebooki lehel üles ja ma ise mõtlesin, et kui tuleb vähemalt 3 inimest, siis ma olen rahul, et see on alustuseks küll, et sealt juba järgmisele matkale võib tulla 4 ja 5. Aga mis ma oma üllatuseks avastasin, et ka see matkavalik, et ma otsustasin inimesed kutsuda öisesse loodusesse, et see oligi natuke see oht ka võib-olla, et kus oli risk, et võib-olla ei tulda sellega kaasa, aga üsna kiiresti oli nagu see esimene matk täis, et ma ei saanud inimesi rohkem juurde võtta. Ja siis see kordus kuskil 4-5 korda ja ma arvan, et see sama selline edutunde tajumine üle nende pikkade aastate, kus sa justkui oled proovinud erinevaid asju ja nüüd lõpuks sa kuidagi korvab su pingutused ja sa ise tunned, et sa teed õiget asja, siis see oli see, mis kuidagi sisimas kinnitas mulle, et nüüd on kurss leitud ja nüüd tuleb lihtsalt minna. Mis see sinu kurss ikkagi matkajuhina siis on olnud, et matkajuhte on ju Eestis väga-väga palju, et igal poolt leiab mõne matkajuhi, et sina oled seda natuke teistmoodi mõtestanud seda matkajuhtimist või isegi neid matku. Mis need sinu matkad on olnud, kuidas sa seda mõtled? Ma arvan, et see on ka pidevas muutumises olnud. Et võib-olla isegi kui sündmustest natukene ette rutata, siis ma isegi näiteks praegu tajun seda, et nagu mingisugune episood on läbi saanud ja nüüd ma pean midagi uut otsima. Aga kui ma lähen ikkagi ajast tagasi, siis need esimesed matkad, mis ma öistel maastikel tegin, siis seal oli kuidagi see pool, et ma tahtsin kuidagi puudutada seda kõige alust just selles mõttes, et kui sa lähed loodusesse, siis isegi et jätaks esialgu need bioloogilised ja mingid geograafilised teadmised kõrvale, vaid keskenduks inimese meeltele just. Ja see oli ilmselt ka üks põhjus, miks ma selle öise maastiku valisin. Et sul see visuaalne pool on ikkagi mingis mõttes nagu tugevalt piiratud ja läbi selle siis need muud meeled hakkavad oluliselt paremini tööle. Et öises metsas liikudes ka tõesti, et juhtida inimese tähelepanu sellele, et kuidas näiteks lõhnamaastikud muutuvad vastavalt sellele, et kui sa liigud siis kas metsa alt rappa või raba pealt kuskile heinamaale ja kuidas need lõhnad ka liiguvad selles mõttes teistmoodi, kui käitub visuaalne maailm. Et visuaalses maailmas on see, et siit maalt algab laud ja siit on tühjus, aga lihtsalt lõhnamaailmas on see, et sul see lõhnaallikas võib olla kuskil kilomeetri kaugusel, aga see lõhn tuleb ikkagi nagu sinuni, et need piirjooned on natukene sellised ebamäärased lõhnade maailmas. Et juhtida inimeste tähelepanu sellisele maailma tunnetusele, et meil on need meeled on antud, aga me ei oska neid, mulle tundub vähemalt, et me oskame siis järjest vähem neid kasutada sellises maailmas, kus tegelikult elu tehaksegi meie jaoks järjest mugavamaks ja mingis mõttes üritataksegi siis ütleme selles suunas, et sa ei peagi kasutama oma kuulmist või haistmist, et kõike saad nagu nupuvajutusega tehtud. No siin hakkas juba Romet rääkima seda juttu, mis mind ka sel hetkel ära võlus, kui ma Rometiga käisin esimest korda seal matkal.
et me oleme teinud neid matkasaateid ennegi ja rääkinud hästi praktiliselt, et jah, et niimoodi sellised riided ja niimoodi tuleb astuda laukaservas ja nii edasi. Aga kunagi tavaliselt sellistel teemadel matkajuhiga ei räägita, sest no see ei küündi kuidagi sinna tasemele. Et sellele levelile jõuda vajab ikkagi väga teistmoodi mõtlemisega matkajuhti. Nüüd, kui sa ise tõesti käid niimoodi, ka ise matkadel, me ei räägi sellest tööst, mis sa käid, et kui sa käid rabas ja metsas, mismoodi sa siis seda keskkonda enda ees vaatad? Mis asi see ikkagi on, see raba või mets sinu jaoks? Ma arvan, et võib-olla sellele aitab vastata see, kui ma nagu võtan mõned episoodid või hetked nendest, mida ma oma teekonnal olen siis kogenud. Ja no üks asi on see, et arvatakse, et ma olen kuidagi pimeduse suhtes selles mõttes immuunne, et ükski närv ka ei liigu, et võin lihtsalt jalutada läbi pimeda metsa ja täiesti nagu päeval kõnniks. Aga tegelikult see ei ole nii, et ma tunnen, et see on natuke nagu selline nagu inimese füüsis, et sa pead sellega pidevalt tegelema ja kui sa korraks ka lased selle käest ära ja lähed üle pika aja uuesti pimedasse metsa, siis ikkagi on natuke võõras. Ja ma mäletan aastaid tagasi, kui ma käisin talvisel pööriööl, läksingi taotluslikult Rappa. Kell 5 kuskil läheb pimedaks ja siis hommikul kella 9 sa saad seal iseendaga pimedas istuda. Ja siis ma kuidagi oma üllatuseks avastasin ka selle, et tegelikult ei olnud eriti mugav olla. Üritasin magada, aga und ei tulnud ja selline ärevus oli kuidagi sees. Ja siis ma kuidagi sain aru, et ka sellist, kui vaadata nagu vaikuse maailma, et seda vaikust on erinevat, et sul võib ümberringi vaikne olla, aga siis sa saad aru, et kui lärmakas sinu sees see maailm on, et sul ikkagi mingid mõtted, mis ei lase sul nagu rahulikuks jääda. Et see oli kuidagi selline esimene suurem nagu kogemus, mis panigi mind mõtlema, et see ei ole lihtsalt, loodus ei ole lihtsalt jalutamine punktist A punkti B, vaid see on ikkagi isegi võib-olla suurem osa on iseenda selline avastamine ja otsimine. Ja kui ma sealt ka edasi liigun hüppega, siis näiteks möödunud sügisesse, see peaks olema vist raamatus esimene lugu on sellest, kuidas ma Alutagusel käisin, siis seal oli niimoodi, et taotluslikult ma võtsingi 4 päeva ja lülitasin telefoni välja ja katkestasin oma sidemed välismaailmaga. Ja ma tahtsin samamoodi näha, et mida ma siis teen seal, kuidas ma käitun. Ja ma ei seadnud endale mingisuguseid selliseid eesmärke nagu selles mõttes, et mida ma sealt loodusest nagu otsin. Et ma lihtsalt asetasin ennast sinna keskkonda ja läksin. Ja mingis mõttes see tundub hästi nagu lihtne asi, et sa lihtsalt ju võtad seljakoti ja lähed, aga mulle tundubki, et need sellised väga väiksed asjad, mille peale me ei mõtle, et sa lülitad näiteks telefoni välja ja sa ei tee lõket ega midagi ja sa oled seal sügisesel ajal seal 3 ööd seal kuskil inimtühjas kohas ja võõras kohas ka, et see ongi see, et sa kuidagi need mõtted ja vastused tulevad nagu tagantjärgi, et ma ei lähe tavaliselt loodusesse teatud plaaniga mingitele küsimustele vastust leida, vaid enamasti need mingisugused mõtted ja vastused ilmutavad ennast nagu hiljem ja ma mäletan aegu, kus ma püüdsin seda kuidagi fokusseerida, et võt nüüd ma lähen mingisugust visuaali jahtima fotokaameraga ja nüüd ma lähen mingisuguseid linde kuulama. Aga ma tunnen, et see nagu piiritles mind, et kunagi ei tea, et mis see keskkond sulle parasjagu nagu pakub ja siis ma olengi nagu viimasel ajal lasknud selle pigem hästi vabaks, et lasengi sellel keskkonnal ennast kuidagi kõnetada ise.
Aga loodus on olnud sinu jaoks ka selline proovile paneku või enese otsimise koht, et sa oled siin raamatus ka maininud ja artiklites päris huvitavaid erinevaid, ma ei tea, kas neid eksperimentideks saab kutsuda, aga proovile panekud on nad kahtlemata. Et ma ei tea, räägime kõigepealt näiteks sellest, kuidas sa siis läksid ilma söögita ja proovisid hakkama saada. Jah. Räägi sellest. Sellega oli niimoodi, et see oli tegelikult ühe ka kursuse raames, et seal ma ei olnud nagu täiesti üksi, aga ma tahtsin minna sellepärast, et jällegi saada natukene aru, et kuidas mu mõte ja käitumine muutub, kui ma olen sellistes piiratud tingimustes, sest tavaliselt, kui ma ikkagi lähen pildistama või matkama, siis mul ikkagi söök kaasas. Aga ma olin seal, mõtlen, mis see võis olla siis, 2 või 3 päeva ja valdavalt siis mingite lehtede ja juurikate peal või nii palju, kui neid seal juunikuises looduses meil pakkuda on, ega eriti ei ole. Ja ma sain nagu aru sellest, et mina olen nagu seda tüüpi inimene, et kui energiatase hakkab kukkuma, siis ega ma kellegagi eriti rääkida ei viitsi. Kuidagi, see on nagu esimene asi, et see suhtlus teistega ei ole nii primaarne ja selle ma kuidagi jätan esimesena kõrvale, et hoida oma sellist mingisugust energeetilist taset. Ja teine asi on see, et tõesti, et selles nälja tingimuses ka kuidagi see, et kuidas sa seda ümbritsevat maailma vaatad, et mul tundub, et sa muutud nagu mingis mõttes selliseks tänulikumaks mingite lihtsate asjade üle. Et eks see on ka ilmselt põhjus, miks inimesed järjest rohkem sellises moodsas maailmas, mugavas maailmas lähevad tegema selliseid asju, et panevad siis ennast just piiratud tingimustesse, et siis tagasi tulles jälle olla väga õnnelik duši või millegi muu sellise elementaarse üle. Et see oli nagu see, jah, ma ütleks, see on nälgimise poole pealt sellised lihtsad võlud või lihtsad asjad elus, mis hakkasid nagu avalduma või mida sa hakkasid teistmoodi nagu vaatama. No teine on muidugi see ürgne väljakutse, kui me koos ka lugu tegime, seda nimetasid ja ma sain ka ise seda proovida, et kõndsime seal päris külm, talveilm oli, hanged olid ja kõndsime mööda seda Loosalu raba, eks ju, ja kõndisime ja siis tegime sinna järve ühe suure augu ja siis hüppasime sisse ja tulime välja ja läksime edasi. Ja väga mõnus oli ja sa tegid seda mitmeid kordi. Kirjelda seda, miks sa sellise ürgse väljakutse vastu võtsid ja mida see andis sulle? Selle külmas vees ujumisega see eellugu on ka selline omaette lugu. Et sellega läks kuidagi selliselt, et ma käisin aastaid tagasi Soistel jõeluhtadel hulkumas ja siis mul juhtus selline moment, et kus ma kukkusin läbi jää, aga ma jõudsin nagu käed viimasel hetkel laiali panna, nii et ma kuskil rinnoni kukkusin sisse ja siis suutsin sealt nagu välja ronida. Ja no väljas oli küll, ma arvan, et alla -10, selline võib-olla -12 kraadi. Auto ei olnud eriti kaugel ja siis ma sumpasin sealt läbi lume ja siis sel hetkel, kui ma sinna auto poole kõndisin, siis ma mõtlesin, et tegelikult ega ma ei ole selliste olukordade eest ka edaspidi kaitstud. Et nii palju, kui ma teha saaks, võiks olla see, et ma võiks hakata talisuuplusega tegelema. Aga see mõte natuke aega kuidagi viibis ja siis oli nii, et ühel sügisel oli kuskil oktoobrikuu ja kodus boiler lakkas töötamast ja siis ma suutsin nagu mõne päeva jooksul kuidagi harjuda selle külmaveega ära ja siis ma nagu tundsin, et võib-olla see on see koht, kus ma nüüd saaksin üsna valutult kolida külma duši alt väliskeskkonda üle ja ma hakkasin siis Raplas käima, seal spordihoone lähedal on selline tiik, kus saab käia, hakkasin seal ujumas käima ja harjusin sellega ära ja siis tuli talv ja ma hakkasin mõtlema, et
Tegelikult ei ole päris nii, et lihtsalt külm vesi on külm vesi, et ikkagi, kui sa käid linnas sees ja kui sa käid kuskil kaugel looduses eemal, siis need on ikkagi vaimselt kuidagi väga erinevad kogemused. Ja siis mul tuli selline mõte, et võtaks kodust siis talvel kelgu ja võtaks raudkangi ja siis läheks üle lumiste valjade ja teeks jää sisse augu ja siis hüppaks seal kuskil kaugel asustusest eemal rabas, hüppaks siis sinna auku. Ja mõeldud tehtud, et läksingi, tegin ära ja ma arvan, et see oli ka jah, selline natukene võib-olla, mul on fantaasia üsna hea, eks ma sellepärast võib-olla neid asju ka kirjutan, et siis kui sa oled seal tõesti, et sa lõhud selle pealmise jääkihi ära ja teed selle augu ja siis hüppad sinna rabalaukasse, siis see on nagu, sa hüppadki mingisugusesse sellisesse kambrisse või mingisugusesse hälli ja oled natuke aega seal vees ja siis tuled välja. Eks muidugi sellises metsikus keskkonnas on see ju natukene riskantsem, aga mul oli nagu mingisugune enesekindlus saavutatud ja siis ma sain ka aru, et tegelikult kui sa paned ikkagi kiiresti riidesse tagasi ja rätsad jalga ja sumpad läbi lumehange edasi, siis tegelikult see ei olegi midagi hullu, et keha toimib täitsa hästi. Et tihti on see, et inimeste hirmud on võib-olla suuremad, mitte et ma nüüd utsitaks kõiki uisa-päisa kohe tormama sellisesse jääauku, et ikkagi tuleb ette ka valmistada. Aga ma arvan, et see on jälle üks järjekordne selline näide sellest, et ma käin lihtsalt mingit inimlikku kogemust otsimas ja ilmselt ma tajun, et selles liiga mugavas keskkonnas jääb sellest nagu järjest rohkem puudu meil. No kui sa kirjutad nendest asjadest oma artiklitest, siis minule jääb küll mulje, et sellist keskmist linna inimest, see, mis sa oled läbi elanud ja see, mis, kui sa kirja paned, see tohutult inspireerib. Et ta nagu, kui sa oled omal keskmisel kontori töökohal, istud kindlal kellaajal ja lähed koju ja jälle istud ja sa loed sellist asja, mida see Romet Vaino seal teeb, siis see on nagu selline, et mida ma küll teeksin, et ma saaksin samasugust kogemust ja samasugust elu elada. Et tegelikult ongi, et meil on nagu nii palju puudu selliseid nagu päris elamusi, mida tegelikult loodus väga lihtsate vahenditega pakub. On nii? Või kuidas sa vaatad seda? Jah, ma olen sellega hästi nõus ja mul vahel isegi tundub, et matkajuhina ma võib-olla isegi teen nagu selle vea, et ma tahan kuidagi üle navigeerida või kuidagi üle mõelda, et kui inimesed tulevad matkale, siis tegelikult nad tahavad tunda seda mingit hästi lihtsat kogemust. Aga et matkajuhina sa mõtled, et ikkagi millest ja kuidas ma peaks rääkima ja et sa lähed nagu selle õnge. Aga tegelikult ikkagi mõned sellised erilisemad momendid on tõesti olnud sellised, kus ma ise tunnen, et ma olen matkajuhina lihtsalt nagu kõrvalt vaataja, et loodus teeb kõik ära. Ma olen toonud lihtsalt inimesed õigel ajal õigesse kohta ja see, olgu see siis mingisugune kujundlikus mõttes selline kaotatud suhe, et see kuidagi taastub, et see võimalus on nagu olemas, et isegi kui sa oled eluaeg kuskil linnas elanud, siis sul piisab lihtsalt ühest erilisest kogemusest ja see võib nagu muuta pikaks ajaks. Sa oled rääkinud ka seda, et missuguseks inimesed siis muutuvad, et sa ju jälgid, eks ju, kõrvalt, eks ju, vaatad, inimene tuleb sinna, tal on mingisugused omad mingid eeldused, et mis sealt tulema hakkab, aga tegelikkus on veel wow, et ta muutub mingisuguseks teistsuguseks inimeseks või ta saab sellise elamuse, et ta hakkab kuidagi käituma, et missuguseid variante on? Ma arvan, et üks läbiv asi, mida ma olen tajunud looduses liikudes, on see, et räägime ju palju sellest, et eestlasel see kommunikatsioon ja väljapoole elamine kõige tugevam pool ei ole. Et me oleme sellised kinnised inimesed ja
ja vahel on niimoodi, et sa lähed inimesega loodusesse, kõnnid ja tõesti midagi väga erilist ilmutab ennast. Olgu see siis selline suveklassika, et tõesti, et need laukad hakkavad seal loojuva päikesekumas aurama ja kuskilt lendavad sookured üle. Ja inimene kuidagi läbi selliste kogemuste mulle tundub, et ta unustab nagu need sellised sotsiaalsed mingid kammitsad või mingid normid nagu ära, et võib-olla tõesti, et me siin linnas olles ja igapäevaselt oma tööasjadega tegeledes muutume selliseks hästi kitsaks, et me ei näe nagu endast kuidagi eemale, et meil on vaja lihtsalt oma asjad iga päev ära teha ja siis me väga ei keskendu sellele, et kellegi teisega midagi jagada. Aga ma näen nagu seda, et kui inimene satub millestki väga elevusse, siis kõigepealt ta tahab jagada oma emotsioone seal koha peal, aga mis juhtub hiljem on see, et läbi selliste sündmuste ma tunnen, et see minu ja teise inimese suhtlus järsku nagu mingisugune sein kaob vahelt ära. Et äkitselt nagu meist saavad sellised sõbrad või mõttekaaslased, mis matka alguses tundus nagu täiesti selline mõeldamatu või kuidagi, et inimene oli hästi sellises kuidagi vaos hoitud oma sellises kestas, aga tuled matkalt tagasi, siis juba räägid oma sellistest päris mingitest muredest ja päris probleemidest, aga rõõmudest nagu samamoodi. Aga mis põhjusel see nii juhtub? Mida see loodus teeb talle? Ma arvan, et looduskeskkonnas on see hea, et mingisugused eeldused kaovad ära, et sul tekib looduses see tunne, et sa võid olla see, kes sa oled ja ma arvan, et sul on natukene lihtsam ka oma asjadest seal rääkida, sellepärast, et jällegi, et sul kuidagi ei trügi see osa ajust nagu vahele, kes ütleb, et nii peaks tegema või kuidagi, et sul on muid asju vaja ajada, et kuidagi seal läheb hästi nagu siiraks see omavaheline suhtlus. No sina matkajuhina või nii-öelda sellise tiheda matkajana, ma ei tea, mitu päeva aastas sa praegu metsas või rabas vedad juba, oskad sa seda lugeda niimoodi? Ma ei teagi, ma arvan, et 200 ikka või, võib-olla midagi sellist. Noh, et see on ikka väga palju, ütleme ausalt. Et kas selles mõttes, kui sa oled nii tihe looduse vaatleja olija, et kas sinu ikkagi taju loodusele suhtes on kuidagi teistmoodi juba? Kas sul avanevad mingisugused teised väljad, tasandid, mida meie, kes me vähe käime, me ei oska nagu näha? No seda ma pean ütlema, et mingisuguseid selliseid ilmutusi ma pole veel näinud. Sellist tasandit pole kätte saanud. Aga proovid muudku, jah? Aga ma proovin ikka otsida, jah. Aga ma arvan, et lihtsalt, mis aja jooksul kasvab, on ikkagi see osa, mis inimesel kunagi aasta tuhandeid tagasi on olemas olnud. Et kuskil ka mingi väike krõps käib või kuidas mingi ilm hakkab muutuma, sa tajud seda mingit õhuniiskuse ja temperatuuri mingit muutust ja lõhna tajud näiteks samamoodi. Et sellised asjad muutuvad nagu järjest erksamaks, aga ma tunnengi, et seal on ilmselt ka see häda, mis ma arvan, et ei käi ainult matkajuhi elukutsega, vaid kõige muuga kaasas, et kui sa ühel hetkel hakkad oma asja tegema, siis alguses on see, et sa oled see entusiast, kes pidevalt avastab midagi uut enda jaoks ja sa teed. Aga ühel hetkel on see, et sul tekivad kliendid ja grupid ja inimesed ja siis sa jääd nagu tegelikult selle võrra sellest kuidagi välja või see intensiivsus hakkab nagu langema. Ja ma ise tajungi, et ma natuke olen sellise punkti peal, kus ma pean ise nagu otsustama nüüd, et äkki ma peaks võtma natuke rohkem ruumi tagasi enda jaoks, sest muidu mu selline mõtteline ristiretk kuskil loodussügavustesse kuidagi jääb poolikuks.
räägime vahepeal sellisest asjast nagu peegel karu silmades, et mis peegel seal karu silmades siis oli, et natuke sellisest looduselamusest siin võib-olla sinu enda jaoks ka suurest, et ei ole väga tihe selline, noh, et sa ei ole läinud ikkagi hunti ja karu just iga päev, on ju nii? Jah, vastab tõele. Aga ükskord see oli ja sul õnnestus sellest pilti teha ja sa kirjutasid sellest päris pikalt. See oli päris huvitav elamus. Räägi sellest natukene. Jah, seda lugu ma olen ka matkal on selle vastu huvi tuntud ja eks see on selles mõttes ka põhjendatud, et eestlasel see karuhirm on ikka kuskil sügavalt sees olemas, et minu arust see tuleb eriti välja sügisel, kui tuleb koriluse aeg, et siis ei julgeta metsa minna või ei julgeta autost väga kaugele minna. Aga mul oli selle karuga nii, et ma olin nagu alati tahtnud teda näha. Ma olin käinud otsimas tema jälgi ja ajanud neid jälgi ja üles ma polnud teda leidnud. Ja mul oli ettekujutus, et kuidas ma näen seda karu siis kuskil 100 või 200 meetri kauguselt sellises mõnusas kauguses ja mõtlengi, et kui tore, et ma nägingi karu ära. Ja siis ma ikka kuskilt meediast käib mingid selliseid natukene vürtsikamaid lugusid läbi, et kus inimene on ikkagi kogemata sattunud loomaga väga lähestikku ja siis mõtlesin, et sellist asja ma päris ei tahaks nagu läbi elada. Ja siis tuligi üks aprillikuu päev ja läksin Mahtra soosse Raplamaal ja olin just soo pealt saanud välja kuivema maapinna peale, kus oli selline raiesmik ja millegipärast oli mul kohe nagu see tunne, et nagu ma astusin sinna raiesmikule, seal oli selline mõnus metsaga piiratud ala ja selline kevad päike paistis sinna raiesmikule ja ma kohe tundsin, kuidas põse pealt, et see soojus paitas ja ma mõtlesin, et kui ma oleksin mingi loom, siis ma tahaksin siin kindlasti kevadist sellist uinakut või pikutamist teha. Ja läksin siis üle selle lageda raiesmiku, suured punased räätsad veel rippusid seljakoti küljes, noh ikkagi ma olin väga nähtav. Omades mõtetes kõndisin, pilk oli suunatud maha ja ühel hetkel ma lihtsalt tajusin silmanurgast mingit tumedat kogu üsna lähedal endale. Ja millegipärast oli nii, et ilma vaatamata ma juba nagu tajusin, et see asi ei ole nüüd päris tavaline asi, mis seal on. Ja siis, nagu ma pea tõssin, siis ma nägingi, et suur karu istus 30 meetri kaugusel ja ta oli omades mõtetes selles mõttes, et vaatas lihtsalt täiesti teises suunas ja mina ei tea, mis asja ta seal mõtles. Tundus natuke sellise unise olekuga ka ja ma sattusin täiesti segadusse, et ma jäin nagu seisma selleks hetkeks ja ma ei teadnud, et kas ma peaks sujuvalt kõndima edasi, nii et ta ei näegi mind või siis ma peaksin hakkama tagasi minema. Ja mul pole varem nagu looduses sellist momenti olnud, et kus pähe tekkis täielik tühjus lihtsalt. Ei suutnud mitte ühtegi otsust vastu võtta. Ja siis, kui ma seal kivikujuna seisin, siis see loom ilmselt ta ka silmanurgast lõpuks märkas, et mingisugune veider punaste räätsadega tegelane seisab seal tema lähedal ja ta keeras ringi ja vaatas mu poole ja siis tema oli täpselt sama tardunud kui mina ja mul tundus, et selles mõttes me olime täiesti võrdses seisus, et minul ei tulnud meelde ükski see õpetus, mida sa peaksid karuga kohtumisel tegema ja mul tundus, et temal ei tulnud ka ükski õpetus meelde, et mida sa inimesega kohtumisel peaksid tegelema või tegema, et siis me vaatasime seal üksteist ja nagu karud ikka, et tihti nagu inimesed tahavad tõlgendada seda agressioonimärgina, aga ta on uudishimulik loom ja ta tõusis 2 jalale püsti ja siis ma lihtsalt suu ammuli vaatasin seda, mis ta siis võib olla, 2,5 või rohkem meetrit kõrge ja ma lihtsalt suu ammuli vaatasin seda karu ja mul ei tulnud ikka mitte midagi meelde ja siis lõpuks, kui ma seda seisvat karu vaatasin, lõpuks mul koitis, et esimene asi, ma ei tohiks loomale silma vaadata, aga ma olin seda terve selle aja teinud. Siis ma keerasin pilgu maha ja
siis ma keerasin pilgu ikkagi ta peale tagasi, sest ma ei suutnud oma silmi uskuda. Ja lõpuks hakkas meenuma, et tegelikult tuleks hakata taganema hästi rahulikult ja nii, et ma ei keera loomale selga. Ja hakkasin vaikselt minema, karu ikkagi ei teinud ühtegi sammu ei minu poole ega tagasi, seisis püsti samal ajal. Ja siis ma olin vist kuskil 6-70 meetri peale taganenud. Siis ma nägin juba kehakeelest, et see karu muutus ka natukene vabamaks. Et ilmselt tal see mõtteline ohutsoon oli nagu puhas ja siis mul tulid sellised lihtsamad asjad meelde, et mul on kuskil rinnataskus on telefon ja võiks proovida mingi väikse videojupi teha ja sellised asjad. Ja karu ka siis, tema selja taga oli suur puu, ta hüppas selle puu peale ja siis patrullis seal puu peal veel edasi-tagasi ja saatis mind oma pilguga veel, et veenduda, et ma ikkagi jätkan eemaldumist. Ja lõpuks ta läks nagu oma teed ja mina siis lõpuks ka keerasin talle selja ja ma arvan, et kuskil 100 meetrit ma läksin sellisel kiirkõnnil, mõtlesin, et ma lähen nüüd siit kiiresti minema ja ma olin jõudnud tõesti, ma arvan, 200-300 meetri kaugusele. Ja siis mul tuli meelde, et mul tegelikult on seljakoti põhjas on rajakaamera, et ma pean tagasi minema, et äkki see karu tuleb veel sinna. Et siis on naljakas, et kuidas sellest hirmust ja sellest mingist tundest, et ma pean ära minema, tekkis selline elevus, et ma lähen tagasi. Ja siis ma läksin tagasi ja panin selle kaamera sinna üles, aga tulemus oli see, et seda karu sinna tagasi ei tulnudki mitmete kuude jooksul. Et neil territooriumid on ikkagi päris suured. No see jutt, mis sa praegu rääkisid, no ma tõesti tänu sinu jutule kujutan seda pilti väga elavalt ette. Et räägi sellest, et kuidas sa need mõtted, et selliseid jutumehi on ju palju, et kes räägivad ma kohtusin karuga ja nii edasi. Aga väga paljud ei pane seda niimoodi kirja, et ma tõesti, kui ma loen seda, siis see on nagu väga-väga elav tekst. Et mismoodi sul see kirjutamisprotsess üldse käib või kuidas sa nii-öelda oma läbi selle sisemuse selle läbi lased ja sinna kirjutama nagu jõuad? Ma arvan, et see tihti käib kuidagi niimoodi, et kui mul mingisugune elamus tekib, siis kui see elamus on selline värvikam, siis ma päris kohe ei suudagi kirjutama hakata, sest kuidagi neid emotsioone on nii palju peas, ma pean tekitama mingisuguse arusaadava jada või sellise struktuuri oma mõtetele. Ja siis ühel hetkel ma ikkagi võtan selle kas siis pastaka või kirjutan arvutis, kusjuures mulle isegi väga meeldib, kui paberi peale kirjutada. Ja kirjutan lihtsalt sellised üldise nagu kogemuse, aga tihti on niimoodi, et alguses need tundmused, mis ma panen kirja, need on hästi ümmargused ja siis ma ikkagi püüan nagu enda sees puurida, et mis tunne see ikkagi on või kui ma ei oskagi mingisugust sõna eesti keeles selle kohta leida, siis ma üritan otsida mingisuguseid võrdlusi, et millega seda tunnet võrrelda. Ja kuidagi niimoodi ma selle tekstiga mängin. Ja ma arvan, et oluline asi on ka see, et päris tihti mu tekstid on kirjutatud sellisel pigem öisel või õhtusel ajal. Millegipärast siis mul nagu sellisel uneeelsel ajal kuidagi hakkab mõte jooksma või kuidagi need asjad saavad paremini paberile. Et vahel on tõesti, et ma kirjutan veel viimase sellise pingutusega kirjutan enne magama jäämist mingid asjad valmis ja siis hommikul ärkan, siis ma vaatan, et ma ei tea, kes see teksti see kirjutas, aga mulle enam sobib, et võib-olla väiksed korrektuurid teen, aga ma kuidagi ei pääse nendele asjadele niimoodi hommikul ärgates värske peaga nii hästi ligi kui õhtul pimedal ajal. No, kuidas sa valid, mis asi on väärt nii-öelda kirjutamist ja mis ei ole, sest ma usun, et neid emotsioone ja lugusid on ju väga palju, aga kõikidest lugudest sa ei ole ju kirjutanud või oled? Kõike ma ei ole kindlasti kirjutanud, sellepärast mul siin ongi mõte ka üks selline järgmine asi kirjutada. Aga ma arvan, et see on olnud niimoodi, et mõned asjad, mis on tekkinud kuidagi sellest,
mingisugune päevakajaline asi isegi võib mind kuidagi kannustada, et olgu see siis näiteks siin üks lugu, mis ma kirjutasin, oligi siis minu ja metsa nagu sidemest, mis oli seotud ka päevakajaliste sündmustega, mis siis metsade ümber käib. Ja mõned asjad on tõesti puhtalt sellised, et nad jäävad nagu mind ennast kuidagi painama, üldsegi mitte halvas mõttes, vaid midagi jääb kripeldama ja ma tunnen, et ma pean selle enda seest nagu välja kirjutama. Et selles mõttes ta liigub seinast seina. Ja ma isegi olen mõelnud, et kui need 3 aastat, mis sinna kaante vahele on pandud, et need justkui ongi tulnud üsna sellise protsessi vabalt mingis mõttes, et mul ei ole väga selget struktuuri oma loomingu loomisel, et võib-olla edaspidi ka teadlikumalt mingisuguseid suundi võtta ette. No kuidas seda raamatut üldse lugema peaks või kellele see on mõeldud või mis seisundis seda peaks lugema? Ma ise arvan, et ta on selline raamat, et sa ei peaks lihtsalt algusest lõpuni seda kohe ära lugema. Ja ma ise kujutan ette, et seda olekski mõnus lugeda võib-olla õhtusel ajal, et ongi, et sa tahaks midagi sellist mõtteainet, millega jääda nagu magama. Natuke sellist loodust ja mingit sisekaemuslikku sellist teksti. Et see võiks olla üks asi ja teine asi on, miks mitte ka kuskil looduses, et kui sa oled ise kuskil rippvoodis kiigud kuskil mere ääres või järve ääres, siis miks mitte võtta lihtsalt mingisugune lugu ette ja lugeda, et võib-olla sa leiad sealt ka mingeid võrdlusi, mida sa saad siis selle ümbritseva keskkonnaga kuidagi läbi oma kogemuse kuidagi kokku panna. Artikleid, eks ju, need samad on ju nendest, see raamat on nendel põhinev. Mis tagasisidet sa oled saanud oma artiklitest üldse? Et kuidas inimesed on reageerinud sellele, mida nad on lugenud? Üllatavalt hästi, et selles mõttes ma olen ikka Janekile, kes nüüd vist juba pidi ära siin minema lõpupoole, aga ma olen selles mõttes hästi tänulik, et tõesti, et 3 aastat tagasi oktoobrikuus ma otsustasin, et ma nägin seda üleskutset ja edasi oli siis tõesti vist 1-aastane. Tänasega võrreldes ikkagi väga veel võib-olla vähe tuntud. Aga ma kuidagi tundsin, et seal võiks olla see inimene, keda ma kõnetan oma lugudega. Et ma olin nagu otsinud sellist oma mingit kanalit, kuhu sobiks neid mõtteid paisata. Ja esiteks juba see Janekiga kuidagi see asi läks väga ladusalt meil käima ja üsna kiiresti ma hakkasin tõesti nagu saama ka tagasisidet, mis ei olnud lihtsalt, et tore tekst, vaid et ma tundsin, et ma suutsin inimeste sees mingisuguseid nuppe vajutada ja vahel ma sain täiesti nagu pikad sellised A4 pikkusid nagu tekste, kus inimesed rääkisid oma kogemustest kuskil looduses ja mida nad kardavad ja millised mõttekillud on neid näiteks inspireerinud. Ja siis see oli ka minu jaoks selline murdepunkt, kus ma ise tajusin, et see ei ole lihtsalt minu mõtete eneseväljendus, vaid nendel on ka mingisugune kaal. Et ma lihtsalt ei paiska neid õhku, vaid et keegi päriselt neid ka tarbib ja saab nagu mingisugust innustust nendest. Et see oli minu jaoks nagu suur asi ja üks asi, mis võib-olla eriti välja on tulnud, on see, et nende aastate jooksul ma olen ikkagi päris mitmes loos puudutanud näiteks vaikuse teemat ja seda, et kuidas see vaikus siis maailmast tegelikult detsibelli haaval ikkagi järjest kaob. Ja huvitav on see, et peaaegu alati on selliste lugude peale tulnud mingisugune kiri, kus keegi murelik inimene on küsinud, et aga mida me siis teha saaks? Kas me saame seda kuidagi peatada? Kas me saaks teha mingisuguseid vaikuse kaitsealasid Eestisse või midagi sellist? Et see on huvitav, et see vaikus on
kuskil selle inimese sees on see mingi ihalus või selline tunne olemas, et see on nagu selline baasväärtus, aga igapäevaselt me tegelikult anname seda pidevalt ära ja võib-olla ühel hetkel must stsenaarium oleks see, et me võib-olla ei saagi seda tagasi. No loodusinimesi, kes mõtestavad loodust, neid tihtipeale ka kuulatakse rohkem ja kui inimesed tulevadki murega, et nüüd kuidas seda siis kaitsta ja mis me siis teha saame, kas sa oskad vastata? Oskad sa nõu anda, mida teha, et meil asjad paremaks läheb, sest pigem ongi see igalt poolt kumab läbi, et tegelikult kogu aeg lähebki nagu kehvemaks. Aga mismoodi siis taastada seda suhet inimese ja looduse vahel? Kust see pihta hakkab? Keeruline küsimus. Väga keeruline küsimus, jaa. Ja, et see probleem on suur. Ma eile just vaatasin ühte 1,5 tunnist dokumentaalfilmi sellest, kuidas Ameerikas siis võetakse selles mõttes nagu tagasi justkui kaitsealasid suuri, et hakata siis seal mingit uraani ja mis iganes erinevaid maake kaevandama ja et kui tohutult see siis põhjustab kohalikele inimestele nagu probleeme ja mis see siis pikemas plaanis ka meile nagu tähendada võib, et see on üsna nagu sünge asi. Aga ma arvan, et see on ka võib-olla üks selline sisemine motivatsioon mul, et kui ma neid lugusid ka kirjutan, siis ma tahakski innustada inimest loodusesse minema ja ma arvan, et see on see esimene võib-olla samm, et kui viia inimene sellest linnakeskkonnast välja ja mingis mõttes näha piltlikult öeldes seda, et mis su aia taga toimub või mis seal looduses toimub, siis võib-olla sul tekib ka suurem nagu selline tunne, et sa tahaks midagi sekka öelda, et käid kuskil ägedas kohas kalal ja siis mingi hetk otsustatakse, et sinna ikkagi tuleks midagi kolossaalset ehitada parema tuleviku nimel, et siis sa võib-olla tunned, et äkki see tulevik ei ole nüüd niivõrd palju parem, et sa tahaks, et need kohad säiliks. Ja no samamoodi ma arvan, et keskkonnahariduse teema laste ja noorte puhul samamoodi, et sealt ka tegelikult hakkab suuresti kõik pihta, et kellel tekib varakult see emotsionaalne side ka või siis vastupidi, et sul ei tekigi seda. Et ma arvan, et tulevikku silmas pidades on ka oluline, et need inimesed, kes ühel hetkel tulevikus hakkavad mingeid asju otsustama, et kui neil absoluutselt seda kontakti pole loodusmaastikiga, et siis on väga lihtne paberi peal näidata mingeid numbreid ja veenda, et teeme sellise otsuse, siis näitab meile suuremaid numbreid. Ma küsin nüüd siia veel, et nüüd on mingisugune punkt või märk maha pandud, raamat, kollane. Mis edasi? Ma vaatan, et sa oled ikkagi kodulehel ka, et sa oled juba tituleerinud ennast, no mitte päris kirjanikuks, aga kirjutajaks, fotograafiks ja kas inspiratsiooni kõnelejaks ka juba, eks ja. Et matkajuhist, lihtsalt matkajuhist on ikkagi samm edasi, jah? Jah, see ongi mingis mõttes see punkt, ma tunnen, et kus selle raamatu, selle artikli kogumiku välja tulekuga just kui saabki üks etapp minu jaoks, ma tunnen, et saab läbi ja minu sees käivituvad juba mingid uued protsessid, et ma pean otsima mingisugust uut eneseväljendusviisi, et matkad on olnud tõesti nagu üks võimalus ennast väljendada ja oma mõtteid jagada, aga mul järjest rohkem pakub nagu huvi, et äkki ma suudan ikkagi sõna ja pilti kokku panna ja tegelikult kui lihtsalt päris nagu fantaasia lendu lasta, siis eks selline ka video ja filmi pool on ka minu jaoks hästi huvitav, et muidugi ma veel ei tea, mida see täpselt tulevikku silmas pidades tähendab, aga need on nagu sellised asjad, mida ma tahaks nagu katsetada ja eksperimenteerida ja ma tunnen, et ma ei saa enne rahulikult ka magada, kui tuleb välja üks raamat kuskil lähitulevikus, mis ongi suures osas pühendatud meie soodele ja rabadele,
ja läbi sellise isikliku kogemuse, et seal ma tõesti tahaks panna kuidagi kronoloogiliselt kokku ka selle kogu oma enda arengu ja need kogemused seal rabades. Sood ja rabad on sinu teema? Jah, et siiamaani ta nii on olnud, et ilmselt sellel asjal on hästi praktiline põhjus, sest kuna seal samas Raplamaal ega meil seal mingeid suuri karulaanesid ei olegi, et pigem ongi sood ja rabad ja see on mingis mõttes nagu koduhoov. Väga tore, no nüüd ma tean sinust palju rohkem, inimesed teavad ka päris palju ja ma loodan, et see juba inspireerib paljusid. Nüüd meil on aeg seal, me oleme tund aega rääkinud. Mõnus on ju? Päris palju, jah. Ma ei tea, kas inimesed jõuavad meid kuulata veel. Võib-olla jäävad magama juba siin. Või juba magavad, et võib-olla me siis, mul on siin mõned küsimused, kes on küsinud Rometilt midagi, aga võib-olla tahab vahepeal keegi teine küsida siit koha pealt. Kas kellelgi on mõni küsimus Rometile? Praegu on see võimalus. Jaa, no ma annan sulle mikrofoni. Tee ots lahti, jah. Lugesin vist eile just artiklit Pärnu Postimehest ühest noorest perekonnast, kes kolis nii-öelda metsa elama, nii-öelda onnis, aga tegelikult see vist päris onnika nii-öelda ei ole. Et ma tahtsin seda küsida, et kas see sinu järgmine samm võiks siis olla hoopis see, et sa nii-öelda seod ennast sellest meie moodsast keskkonnast, ühiskonnast, elukorraldusest üldse lahti. Ja lähed äkki siis ka metsa ja kasvatad endale pika habeme ja me tuleme kuulame sind seal männi all või päris seda mõtet ei ole või et mis sind siis nagu ikkagi hoiab siin, mitte seda nii-öelda lõplikku nii-öelda metsa minekut või rappa minekut siis takistab veel? See on väga hea küsimus, seda on ka isegi matkadel küsitud ja ma arvan, et see ühest küljest on hästi loomulik mõttekäik, arvestades mu senist tausta ja tegemisi, et siis justkui loodusele veel lähemale. Aga ma arvan, et võib-olla mõne jaoks on see ka üllatav, et ma ise tunnen, et kui ma selles mõttes, et ma tahaks küll kolida justkui asustusest loodusele lähemale, et siis tõenäoliselt päris selliseks samalhabemeks ma ikkagi ei pretendeeri, vähemalt esialgu mitte. Mine tea, mis vananduspõlv toob. Aga ma arvan ja, et see huvi on mul ikkagi olemas, et pürgida sinna loodusele lähemale ja just ka selles vaatenurgas, et tegelikult ma otseselt ei taotle sellist isolatsiooni või äraminemist, vaid mind huvitabki rohkem selline tasakaal, et kuigi ma pendeldan väga palju justkui siin kuskile väga äärmustesse, siis seal äärmustes ära käies kuidagi tunnen ka üsna palju seda, et tegelikult ma nii eraklik ei olegi, et tegelikult tahaks inimeste keskel ka olla. Ja kuigi ma ei kujuta ennast siin Tallinnas elamas ette, siis ikkagi, kui sa oled kaua olnud rabas ja siis tuled erandkorras siia, nagu näiteks täna, siis see on nagu tegelikult päris mõnus tunne, et siin on nagu hea käia, aga ma ei tahaks siin nagu pidevalt elada. Nii et mis puudutab sellist elukäiku ja elukohta, siis ilmselt ma otsin mingit sellist tasakaalu, et inimesed nüüd nii väga kaugel minust ei oleks ja samas ka, et loodus nii väga kaugel ei oleks, et mõlemad oleks haarde ulatuses ja samas, et oleks selline looduslik foon, et see on võib-olla ainus asi, millest ma selgelt nagu puudust tunnen, et Rapla linnas sees elades on ikkagi see, et sul on see automüra või selline asi on ikkagi paratamatus, et tahaks pigem tõesti mõne kaku huikeid või sookure kruugutamist kuulata. Nii, küsime edasi. Kas on veel küsimusi või ma võtan siit paberi pealt? Ei ole vist. Kätemerd ei ole. Aga võttes arvesse, kui palju erinevaid inimesi oled kohanud aastate jooksul, siis mis sinu arvates on nii-öelda ühisosa igal inimesel,
mis me tihti oma liiga kiires igapäevarutiinis ära unustame, aga võib-olla peaksime sellele rohkem tähelepanu pöörama? Esimene asi, mis mul kohe pähe tuleb, on see, et kui sa lähed loodusesse ja istud seal lõkke ääres näiteks inimestega, grillid ja räägid mingisuguseid seiklusi, ja kusjuures need seiklused ei pea olema alati ainult loodusega seotud, aga tekib see mingisugune eriline avatus, natuke seesama asi, millest ma enne ka rääkisin, et sul justkui kaob see mingisugune plokk sealt vahelt ära ja kõik hakkavad kuidagi avama ennast ja viskama selliseid julgeid selliseid avaldusi nagu välja, millest nad võib-olla kuskil kontorilaua taga ei räägiks nii vabalt. Ja sellistes olukordades ma tajun tihti nagu seda, et tõesti, et inimesed on lihtsalt lõkke ääres kuskil metsa sees, neil ei ole ümberringi mingisugust glamuuri või kulda karda ja see on nagu sisemiselt kuidagi nii eriline kogemus, samas see on nagu nii lihtne, et mul tundub, et sellised lihtsad lõkke tegemised ja jutustamised on ka üks selline asi, et meil on nagu kerge sellest üle vaadata, et me kuidagi jällegi siin linnakeskkonnas me oleme hästi püüdlikud ja tahame edasi pürgida, aga siis kuidagi need lihtsad asjad tunduvad võib-olla mõnikord natuke liiga lihtsad, et kui erilised nad siis olla saavad, aga kui sa ikkagi istud, vahet ei ole, kas sõprade või tuttavate või täitsa võõrastega maha ja hakkad selliseid asju nagu rääkima, siis seal on nagu midagi sellist ilmselt ürgset, mida inimene ongi läbi oma evolutsiooni teinud, et see paneb nagu kuidagi teistmoodi su sisemuse nagu tööle. Me võiks proovida kõik natuke selliseid lihtsamaid, ürgsamaid asju läbi teha või kogeda. Jah, et see ühendab meid. Võta tikud või tulemasin või tulepulk kaasa ja sõbrad kaasa ja mine loodusesse, istu maha ja ideaalis veel niimoodi, et sa jätad veel võib-olla need moodsad nutivahendid ka selleks hetkeks nagu kõrvale, et siis tõesti see tekitab mingi sellise minevikulise aura ja sellised kogemused, millist nagu ehtsust sa võib-olla igapäevaelus enam väga palju ei koge. Kuule, aga kõik ei ole alati nii romantiline ka, et siin on küsimus, et kas looduses pidevalt viibimine on muutnud su suhtumist ilma? On ikka, jaa. Ma arvan, et ta on muutnud mind leplikumaks tegelikult ja ma olen tegelikult hakanud hindama ka sellist vihmast ilma, ilmselt läbi selle, et tõesti, et sa vaatad sellest näiteks vihmast ka palju kaugemale, et see, et kuidas mets ja raba hakkab lõhnama pärast seda ja kuidas värskus tekib ja samamoodi ka see, et kui see vihm su peale sajab, et siis ikkagi see jällegi pakub ka mingisugust nagu sensoorset sellist kogemust, et sa kuidagi tajud, et sa oled elus inimene või elus hing. Kas sa vihastad ka vahel looduse peale või siis pigem ikka enda peale või kuidas sa tunned nagu sellised alati rõõmsaid ja toredaid tundeid või on vahepeal ka negatiivsust? Ei, ma arvan, et ikka negatiivsust on ka, et see ei ole selline, et kogu aeg on pillerkaar ja ripnikad ja kõik on ilus ja päikseline. Et ma olen isegi mõelnud nagu selle üle, et vahel mulle tundub, et mõned inimesed arvavad, et ma olen nüüd palju looduses käinud ja nüüd on kuidagi sisimas mul kõik hästi nagu paika loksunud ja kõik on nii selge. Aga ma ise arvan, et üks põhiline asi, mis kannustab mind sinna loodusesse minema, on see, et minu sees on ikkagi suur segadus, et ma ei ole võib-olla nüüd täitsa enam nii noor mees, aga ikkagi nooremapoolne, aga endiselt ma ise tunnen, et sees on ikkagi paras nagu kaos ja see ühest küljest nagu kannustab mind sinna loodusesse minema ja vahel on tõesti see, et ongi mingid negatiivsed tunded ja sa lähedki sellepärast, et seal toimub mingisugune vabanemine, et ma arvan, et see on sarnane, et kui mõni läheb jooksma või mõni
ma ei tea, ujub või ronib kuskil mäe otsa, siis võib-olla see on ikka see, et inimese sees on peidus mingisugused väiksed teemonid, mis tuleb läbi selle füüsilise katsumuse siis kuidagi alistada. Aga mõtlen ka niipidi, et kas sa looduses ka vahepeal pettud? Pett on, ikka tuleb ette ja ma arvan, et see on seotud jällegi ühest küljest ootustega. Kui ma lähen pildistama, ma olen spetsiaalselt planeerinud mingid päevad, asjad, ilma prognoosi. Mul on kindel ootus, millist fotot ma tahan saada ja siis sellest ei tule lõpuks mitte midagi välja. Et see on, ma arvan, üks asi, mis käib selle looduses käimise juurde ja aastate jooksul on seda pettumust nagu vähemaks jäänud ja mingis mõttes võib-olla see muudab ka mind ülejäänud eluga nagu leplikumaks. Et ma tean, et ma ei saagi kogu aeg saada seda, mida ma tahan. Järgmine küsimus, mis on sinu kõige ootamatum olukord looduses ja kuidas sellega toime tulid? Et kas see on, ma ei usu, et see on see karuga kohtumine ootamatum olukord või on? Ma arvan, et see on tõenäoliselt ikkagi see olukord on küll, et kus ma enda jaoks tundsin ikkagi väga uusi nagu emotsioone ja kogemusi. Et tõenäoliselt see karu olukord on olnud. Et ülejäänud ikkagi, ma arvan, et võib-olla siis need on veel ees mingid järgmised. Kui sa järgmine kord kohtuksid karuga, nüüd sa oled juba seda ühe korra teinud, sul on see kogemus olemas, mis sa teeksid teistmoodi? Mind ennast, kus juures see on jälle see, et üks asi viib teiseni, et see on nagu lõputu selline jada, et ma arvan, et järgmine kord, kui ma näen, siis ma olen palju rahulikum, ma arvan. Aga kui ma ei ole, siis ma olen täiesti valmis ausalt üles tunnistama selle ka avalikult, et lõin samamoodi verest välja. Aga ma arvan, et ma oleks üsna püüdlik, et kui mul ka sel korral tegelikult oli ka peegelkaamera seljakoti põhjas olemas, siis ma ei hakanud seda nagu otsima, sest ma olin lihtsalt nii kangestunud. Aga järgmine kord ma arvan, et ma vähemalt teeks katse kaamera seljakotist kätte saada. Loodetavasti saad sellest pärast kirjutada siis ka. Saad tulla terve nahaga välja, aga ma usun, et see nii on. Küsimus, kas üheks päevaks on üldse mõtet loodusesse minna? On ikka jaa. Tegelikult selle looduses käimisega ongi niimoodi, et kui vaadata seda teaduslikku poolt ka, siis isegi juba 15-20 minutit looduses käimist annab sulle vähemalt midagigi, et isegi kui sa elad linnas, siis sellised tulevikulinnad ja see linna planeerimine kõik katsub seda ka arvesse võtta, et kui sa punktist X lähed hommikul tööle, et sa näiteks liiguks ka läbi roheala, et see ikkagi laeb sind sellise positiivse meelestatusega ja muudabki su tööpäeva selles mõttes paremaks. Et ka sellistest väikestest käikudest on abi, aga minu arust hästi põnev kontseptsioon selle teema juurde on see, et ma ei suuda ta nime meenutada, üks Ameerika selline arhitekt ja ka selliste linna planeerimise selline ekspert või eestvedaja on tuletanud sellise nagu looduskogemuse nagu püramiidi, mis on sama, mis on siis nagu see Maslow baasvajaduste selline püramiid, et siis see sama asi, et see 20 minutit võiks olla nagu sama kriitiline nagu see, et sa jood vett või sööd, aga siis kui sa lähed sealt ülespoole, siis need on nagu sellised, et korra kuus võiks minna kuskile matkarajale, siis võib-olla kord poole aasta jooksul või aasta jooksul võtad ette mingi sellise pikema retke, kus võib-olla teedki seda, et lülitad oma telefoni välja ja lihtsalt lähed. Et sellised erinevad astmed ja lihtsamaid asju sa ikkagi looduse mõttes, et tasub minna kas või pooleks tunniks, see on parem kui mitte midagi. Ja küsime siia veel teise küsimuse, kas sul on mõni elutõde, mantra, hüüdlause või midagi sellist, mida ütled endale, kui elus on mõni esmapilgul võimatuna näiv olukord, millest tuleb läbi minna või nii-öelda lihtsalt sein ees? Kusjuures ma arvan, et isegi et ei ole, et ma pigem
kui ma looduses käin, siis üks asi ongi see, et just kui rääkida ka nendest negatiivsematest emotsioonidest, mida me põgusalt ka puudutasime, et siis ongi just see, et vahel lihtsalt asjad jooksevad peas kokku või kuidagi oled sõlmes, siis ma olen ise seda tüüpi inimene, et ma tunnen, et ükski selline lause või ütlus ei too mind sealt välja, aga siis ma peangi minema sinna rappa sumpama ja kuskile jääauku ujuma ja siis ma tulen sealt kuidagi sellise uue laenguga tagasi ja siis võib-olla on lihtsalt see sisemiselt, et no, et nüüd hakkame pihta, et teeme ära. Teeme ära selles mõttes, et kas sa nüüd need inimesi, kas nemad on sinuga kõik koos matkal käinud või on inimesi, kes ei ole veel või? Ma arvan, et kõik ei ole ikkagi. Aga kutsud või selles mõttes, et üks on see, et kõik ostavad su raamatu nüüd, eks ju, loevad läbi ja kutsud matkale, teed, kui on vaja, on tellimused sul ees, on sul vabu kohti? Tellimused on ees jah, et oktoobris saab tulla siis, kui on Raplamaal on selline asi nagu Raplamaa rabade päev, kus ei ole ainult mina, vaid seal on 5 raba ja 5 matkajuhti, kes teevad siis 17. oktoobril 3 matkat hommikul, lõuna ajal ja õhtul. Et seal ma olen olemas ja väljaspool oktoobrikuud, siis sealt jääbki juba see selline ängiaeg või see november ja loodan, et sel aastal võib-olla võiks tulla talv ka, et eelmine aasta jäi vahele, et ma tunnen, et emotsionaalselt see oli ikka väga raske, et ma teist sellist võib-olla üle ei elaks enam. No kui sa elad, igatahes nüüd on nagu asi selline, et ma arvan, me hakkame vaikselt lõpetama, et täna on vist siis 10% ja nüüd hakkab Romet autogramme andma. On niimoodi? Nii tavaliselt tehakse, aga mina ei tea, kuidas neid raamatu esituse tehakse. Mina ei tea, et mul on nii kole käekiri, et ei julgegi kirjutada eriti, aga katsume hakkama saada. Jah, ma arvan, et me teeme Rometile nüüd ühe väga suure aplausi. Aitäh sulle, Romet! Aitäh!